Koolitus sisemine võit küsib õige mitut asja. Ta küsib väga lihtsal, väga sellisel nagu maalähedasel kujul, kuidas ühel tavalisel argipäeval kogeda sellist emotsiooni, sellist seisundit, sellist meeleolu, mis sulle kõige paremini sobib. Võib-olla kui minna pisut suuremaks või õhulisemaks ja grandioossemaks, siis sisemine võit küsib, kuidas olla õnnelik. Kuidas olla õnnelik sulle nii-öelda sobivatel parameetritel, kriteeriumitel, tingimustel. Ja kuidas olla õnnelik praegu, mitte oodates seda rahulolu, rõõmu, õnnetunnet eesmärkidest, tulemustest või tubli olemisest. Kuidas olla endaga rahul ja eluga rahul ja õnnelik ühel tavalisel või hallimal või pimedamal või vihvaseval neljapäeval novembri pärast lõunal Eesti Vabariigis, Tallinna linnas või ükskõik kus linnas või külas Eesti Vabariigis, eks ole. Ma tegin sisemise võidu kunagi saavutama õppimise järjena, aga kindlasti ja mõeldes just nimelt eelkõige nendele, kes on käinud saavutama õppimisel, aga nagu praktika näitab, on tulnud sinna palju inimesi, kes varem ei ole käinud eelnevatel koolitustel ja on saanud väga hea kogemuse. Sisemine võit on sarnaselt teistele mu isikliku arengu koolitustele 3,5 päevane. Toimub minu koolitustalus Läänemaal. Osalejate arv on kuni 16. Tavaliselt on 12, 14, vahel 10 inimest, vahel 16 inimest. Ja on väga intensiivne, endasse süüviv ja samal ajal hästi avatud. Hästi positiivne. Kui saavutame õppimise koolitus annab sellise nagu lähme teeme ära, ronime barrikaadidele tunde, siis sisemine võit annab sellise nagu sügava, muheleva iseenda ja eluga täna rahul oleva tunde. Miski sind ei häiri. Emotsioonid on paigas. Meetod on suht sarnane. Küsimused, vastused, mingid loengulõigud, töö iseendaga, kirjalikud asjade kirjapanekud, mõtlemised, partneri või grupiga läbi arutamised. Kaks suurt teemat on. Üks on emotsioonid ja teine on mõtted ja uskumused. Emotsioonide all peame silmas, missuguseid tundeid sa ühel heal päeval eelistad kogeda. Ja teiseks, missuguseid tundeid sulle kohe üldse ei meeldi tunda. Nüüd ma ei soovita sulle nende negatiivsete tunnete eest nii-öelda pakku pugeda. Ma soovitan sulle olla niivõrd emotsionaalselt võimekas, et sa tuled toime nendega viletsamate tunnetega. Samal ajal ei jää neisse pikaks ajaks kinni. Sa lahkud sellelt koolituselt hästi selgete isiklikult kokku pandud strateegiatega, kuidas märgata mure, viha või ärrituvust. Kuidas moodi vältida liigset muretsemist või pettumust. Kuidas moodi tulla välja näiteks hirmust või enesest liigsest kahtlemisest. Ja kuidas moodi teise külje pealt ise teadlikult oma enda tellimisel juurde keerata positiivset emotsiooni. Ehk sa tuled just nagu mingisuguse hoovastikuga, kuidas oma tunde elu ise oma tahtsi reguleerida. Ja kordan, mitte just negatiivist ära joostes, vaid olles tunnete peremees, olles võimekam neid tundeid läbi seedima. Ise tegema valikuid. Olemaks emotsionaalselt õnnelik. Teine suur tükk on mõtted ja uskumused. Meil kõigil on palju minevikust pärit, tihti teadvustamata uskumusi, veendumusi, maailmamaatelisi seisukohti, mis mind või sind selles tänases vanuses absoluutselt enam aidata ei pruugi. Ja nüüd mõtle, kui sa ei ole teadlik mingist pidurist, mis on sulle peale jäänud minevikust ja täna töötab su enda vastu, siis sa isegi ei saa aru, miks üks või teine suhe ei toimi, miks üks või teine katsetus ei õnnestu, miks sa liikudes edasi mingi eesmärgi suunas kipud ikkagi ennast saboteerima. Ma luban sulle, et sa saad osadest, mitte kõigist, osadest nendest mõttemustritest teadlikuks. Et sa lood iseendale strateegia, mismoodi neid asendada, muuta ja võtta endale paremaid seisukohti, paremaid mõtteid ja paremaid sisemisi veendumusi. Sisemine võitleb palju muud veel, aga kindlasti neid, mida ma just nimetasin. Kui sul on huvi, sa tahad võtta maha aega, et nii-öelda iseendaga saada paremat klappi, paremat tunnetust, paremat emotsiooni, paremat sellist mõtete juhtimise võimet, siis uuri lähemalt, küsi tutvustust, helista mulle, helista mõnele, kes on osalenud sinna varem sõpradele ja vaata, kas sul on võimalik kalendrisse panna paika endale mõni aeg, kus tulla minu ja teiste ärksate sinusarnaste inimestega 3,5 päevaks privaatsesse keskkonda, väikeses grupis küsima endalt tähtsaid küsimusi, loomaks
toimivaid strateegiaid, et olemaks rahul ja õnnelik, iseendaga rahul, eluga rahul. Kohtumiseni.